Tere õhtust, hommikust päevast, minu nimi on Aavo ja väga meeldiv on olla siin teiega, eriti kuna mul on jagada huvitavat informatsiooni, numbrit, statistikat, mis kõnetavad ja millele saab midagi rajada, mis on fundamentaalselt. Tänase teema või päeva õhtu võtmesõnadeks olekski läbipaistvus, turvalisus ja kogukond. Miks just need? Sest minu jaoks moodustavad need mõnes mõttes nagu baasi vundamendi, millele saab ehitada palju asju. Ja ma loodan, et see kõnetab ka teid, sellepärast, et tegelikult meie igaühe elus me otsime turvalisust, me otsime midagi, millele kindlad olla, sest alles siis saab teha otsuseid, mis ulatuvad kaugele ja saab ka ennast rakendada täiega, kui sa tead, mida sa teed ja kui sa tead, kellega sa töötad. Ma olen olnud ettevõtja üle 20 aasta, mis tähendab seda, et ma pean ise otsustama, tegema oma vead, õppima, korrigeerima ennast ja esimesed 10, ligi 15 aastat neid vigu tuli väga palju sellepärast, et sa ei näinud ettevõtte sisse, sa uskusid seda, mida räägiti, aga sa ei saanud kontrollida, kas see peab paika ja vigu tuli rohkem kui vaja. Kes meist on ostnud maja, see teab, et sa ei osta maja müügimehe kõne peale, vaid sa ikkagi veendud selles ise. Sa tellid võib-olla spetsialisti käest auditi või ütleme siis, siis kontrolli, kes vaatab maja seisukorra üle, kirjutab akti, et sa tead, mis sa ostad, sest see on suur väljaminek. See on sinu vundament, see on sinu kodu ja see peab kestma 100 aastat rohkem. Samamoodi peaks tegelikult olema paljude muude asjadega elus, tööga, äriga, rahade paigutamisega ja mitmete muude asjadega. Oleks hea, kui sa näeks, mis seal taga on, kuidas see töötab ja kas ma saan seda usaldada. Siiamaani need võimalused on olnud väga-väga väiksed või peaaegu olematud või siis neid ei oska vaadata või siis nad on sellises sektoris, mis ei ole meile kättesaadavad. Aga nagu te näete, siin on kiri Hashnet. Hashnet on ettevõte, mis murrab tabusid ja toob läbipaistvuse, toob turvalisuse teie igaühe arvutisse selle telefoni koju kätte. Ja see kõnetab mind, ma loodan, et kõnetab ka teid, sest selle peale on võimalus ehitada, luua täiesti uusi väärtusi turvaliselt, pikaajaliselt. See annab teil võimaluse mõelda ja nii-öelda teha otsuseid hoopis teiselt baasilt, kui me oleme seda pidanud täna tegema. Ja ma katsun teile anda ülevaate Hashneti siis olulistest erinevustest palju teiste projektidega, millega olen kohtunud, et teil tekiks mõte, kuidas see mind kõnetab ja kuidas ma saaks sellest projektist rohkem kasu. Ma ei lähe kõikidest detailidesse, seda jõuab teha hiljem, seda saab teha vestluse käigus, hilisemate videode vahendusel, aga ma soovin teile anda ülevaate olulistest asjadest, mis kõnetasid mind ja ma loodan, et kõnetavad ka teid. Ette rutates ütlen veel ära ka, et ma ei unustaks video kommentaarides hiljem lisan juurde ka firma omaniku, ainuomaniku Ian Assa 2 videot, kus ta räägib oma projektist ise ja vastab küsimustele vastustele. On väga oluline kuulata omaniku ja visionäri enda sõnadega, mida ta teeb, miks ta teeb ja kuidas ta teeb. See loob kindlustunnet ja see annab palju rohkem emotsioone, kui ma üritaks kõike tema öeldud siis nii-öelda oma sõnadega üle selgitada. Seega jagame siin täna siis või jagan teile täna natuke oma kogemusi teavet, mis on umbes 6 aega vana sellest projektist ning kindlasti ei ole see mingi finantsnõustamine, aga see on head kogemused, see on head teadmised, kust te leiate informatsiooni, kust te leiate kindlustunnet, kust te saate kontrollida fakte ja numbrid, et te saaksite oma otsuseid ise paremini teha. Miks Hashnet ja mis asi üldse Hashnet on? Hashnet on ettevõte, mis on loodud aastal 2022 Hongkongis ja ta põhineb ühel fundamentaalsel tegevusel, see on krüptovarade kaevandamisel. Nagu me teame, ettevõtted, firmad, kes tegelevad millegi loomisega, millegi tootmisega, on üldiselt need, kes teenivad hästi raha, sest kogu muu maailm kasutab seda, mida keegi toodab. Kogu plokiahela maailm, digitaalne maailm, krüptomaailm on võimalik ainult tänu sellele, et keegi toodab krüptovarasid, krüptoväärtusi ehk keegi kaevandab neid.
ja see on üks põhjus, miks ma olen selle sektoriga viimased paar aastat tegelenud ja miks ma olen valinud ka ettevõtte Hashnet, kuna ta on loodud aastal 2022 kaevandama 6 erinevat krüptot maailmas. Ta on töötanud veatult suurte investoritega 4 aastat ja ta on tänaseks ennast töötanud välja maailmas siis nii-öelda 5. positsioonile mitme krüptokaevandus maailmas. Nad on oma klientidele tänaseks siis saatnud nende rahakotti üle 9400 bitcoini. Meil on tänaseks kolmes erinevas regioonis masinapark, mis on ostetud, mille väärtuseks on üle $300 miljoni. Ja ettevõte kannab oma klientide kontole iga 8 tunni tagant bitcoine kaevandusprotsessi tulemina. Kuigi ta kaevandab 6 erinevat krüptot, siis väljamaksed tehakse bitcoinis, kuna see on kõige nii-öelda hinnatum krüptoväärtus enamus inimestele täna. Ettevõtte omanik ja ainuomanik on Ian Assa, ta on sündinud Ladina-Ameerikas, õppinud Ameerikas, mänginud seal, teinud sporti, mänginud jalgpalli ja aastast 2017 on esinenud aktiivselt plokiahela ja juba ka siis tehisintellekti valdkonnas paljude loengutega. All on mitmed meediakanalid, kes on teda kajastanud, kuid veelgi tähtsam on tema nii-öelda siis ettevõtja tulemus. Ta on üles ehitanud 2 suurt DeFi projekti ehk siis plokiahela projekti ja Token Toolkit ja Hedge Finance ja on need edukalt ära müünud. Ning siis praegu ehitab 3. ettevõtet Hashnet, mis vähem kui 6 aega tagasi, aprillis avas uksed siis tavalistel inimestel nagu meie. Ehk ettevõtte omanik on äärmiselt puhta, eduka taustaga noor härra, IT-spetsialist, oma ala üks parimaid ja ettevõtte eesmärk ei ole midagi muud, kui tänaselt 5. kohalt oma ettevõttega tõusta number 1 järgneva 2-3 aasta jooksul. Ja miks avati uksed just praegu siis kõigile, meile, et me saaks siia sellesse nii-öelda kaevandusmaailma siseneda soovi korral on see, et ettevõte on tõestanud 4 aasta jooksul, et tema ärimudel töötab, see on edukas, aga ta ei kasvanud piisavalt kiiresti, sest et suurte institutsiooniliste klientide kaasamine on pikk protsess ja võtab aega. Ja kui ta analüüsis turundusspetsialistidega parimat võimalust, kuidas liikuda edasi, kuidas kasvada kiiremini, siis leiti, et kõige autentsem, kiirem ja vahetum moodus on töötada otse inimestega. Me kõik teame, et kui me käime kinos, ma ei tea, kohvikus, restoranis, sööme, näeme midagi head, siis me tahame seda teistega jagada. Aus, õiglane, aga selles mõttes on õiglane, et teil ei maksta selle eest. Te teete tööd, aga tasu ei saa. On üks autofirma maailmas, üks edukamaid või ütleme kõige innovatiivsem autofirma, kes ka maksab omanikule selle eest, kui ta kutsub uusi kliente autosi ostma. See on kõige vahetum ja õigem meetod premeerida siis klienti, kes on positiivne, kellele toode meeldib ja kes tahab oma kogemust jagada teistega. See on kõige vahetum, kõige õigem moodus turundusmaailmas jätta 3. osapoole välja ja premeerida seda, kes tegelikult on klientide tööd. Ja võt sama tee valis Ian siis Hashnetile selleks, et kasvada kiiremini ja järgnevate aastate jooksul siis jõuda maailmas esimesele positsioonile meie abiga. Lühidalt ettevõttest. Ta kaevandab 6 erinevat krüptot, siin on nad loetletud ja tal on siis 4 erinevat sorti ASIC masinaid ehk kaevandusmasinaid $300 miljoni väärtuses umbes ja see summa muidugi kasvab. Ehk see on siis reaalne investeering, mida ettevõte on teinud ja kui meie kliendid osaleme selles kaevandusprotsessis, siis me tegelikult ostame endale ka selle masina või osa masinast järgmiseks 4,5 aastaks, mis meile kaevandab erinevaid krüptosid, aga maksab välja iga 8 tunni tagant bitcoine. Ehk tegelikult meie raha on päriselt kaevandusmasinates ehk seadmetes, ehk siis tegelikult kinnisvaral võib öelda. Ja loomulikult töötab ettevõte mitte otse siis nii-öelda kuskil omaette, vaid ta kaevandab läbi suurte kaevanduspuulide nagu Antpool, F2 pool ja need teised tuntud nimed. Mitmed neist on toiminud juba üle 15 aasta, siis kui tuli Bitcoin, tulid ka suuremad kaevandusvarmid. Miks on oluline ja see on üldse kõige tähtsam osa. Nagu ma ütlesin, tootmine
on see koht, kus luuakse väärtus, see on kõige stabiilsem, see on kõige jätkusuutlikum ja kaevanduspuulid on need, tänu kellele krüptot kaevandatakse ja tänu kellele üldse eksisteerib krüptomaailm, plokiahela maailm, sest nemad ongi need tootjad. Ja nüüd Hashnet oma masinatega on ühendatud nendesse puulidesse ja ka meie, kes selles projektis osaleme, oleme otse ühendatud oma masinatega läbi Hashneti sinna samasse puuli. See annab meile kindlustunnet, see annab meile stabiilsust ja etteruttates võin öelda, et igaüks saab oma kodulehelt otse näha, kuidas teile jõuavad teie bitcoinid otse nendest kaevanduspuulidest. See informatsioon on meile tehtud kättesaadavaks ja see näitab veel kord seda, et ettevõttel ei ole midagi varjata. Plokiahela ühendusi, linke on väga lihtne tuua välja, kui need on autentsed ja kui ei ole mingit peitust vaja mängida. Ja seega igaüks meist saab veenduda, kust meie siis krüptovarad tegelikult tulevad, kuidas nad tulevad, kui kiiresti nad tulevad, millal tuleb ja kui palju neid tuleb. Te saate seda päriselt ise näha. Iani enda sõnadel, see on kõige läbipaistvam kaevandusprojekt kogu maailmas ja ma tema sõnu kindlasti usun. See loob vundamendi millelegi palju suuremale, kui enamus meist oskavad arvata. Ja kuna tegelikult siis saate kasutada kas mobiiltelefoni arvutit selleks, et siia platvormil omal konto teha, see võtab aega 2-3 minutit, passi ei nõuta, dokumente ei nõuta, see on täis defi, jällegi väga oluline, sest kontroll on teie käes ja teie isik ei ole teada kellegile muule ainult ettevõttele ja isegi ettevõtte tegelikult ei küsi teie käest päris nime, passi ega dokumente, sest see on defi protokoll ja see tähendab, et smart contract lahendab kõik maksed, ülekanded ja tehingud otse teie ja kaevandusmasinate ja kaevandusfarmide vahel. Nii reaalne otsene kontakt, kui saab üldse olla, ilma vahendajateta. Seega teie käes on tegelikult siis kontroll ja keegi ei saa teie ja teie vahendite vahele astuda. Kui te omale selle kaevandus masina ostate, siis see on keskmiselt 4,5 aastaks ja korra käivitate, see töötab 4,5 aastat järjest. Täiesti passiivselt, tegemata mitte midagi. Mis tähendab seda, sõltumata sellest, mis on teie kogemused, palju teil on aega, millega te tegelete, see on projekt, mis järgmised 4,5 aastat iga 8 tunni tagant paneb teie kontole uusi bitcoini. Ja see on tagatud päris masinatega, päris riistvaraga. Projekti lõppedes jääb teil veel masinatest teatud jääkväärtus järgi. Te saate sellega jätkata kaevandamist või siis selle summast sinna lisades veel uusi väärtusi, osta uusi masinaid ja jätkata, aga see on kõik juba järgmise 4,5 aasta otsuste teema, aga sellega kindlasti ka siis projekt ei lõppe. Nüüd, mis on MiningRessil midagi sellist, mida mitte ühelgi teisel kaevandusfarmil, ettevõttel ega platvormil täna ei ole? See on nende nimetatud Alpha Engine, mis töötab läbi tehisintellekti, mida on koolitatud 4 aastat turul ja see Alpha Engine, tehisintellekt jälgib 3 olulist parameetrit krüptokaevanduse juures ja neid analüüsides annab siis iga hetk jooksvalt igale siis 6 krüptole hinde 100 palli skaalas ja vastavalt sellele siis see masin otsustab, missugust krüptot hetkel tasub kaevandada, millist mitte. Ja ta suudab 12 millisekundiga lülitada ümber ühelt teisele või teiselt kolmandale või kuhu vaja, ehk siis pidevalt kaevandada ainult neid krüptosid, mis on kõige tootlikumad, mis kasutavad kulutatud energiat kõige efektiivsemalt ja annavad kõige suuremat kasumit. Omanik oma sõnade järgi teist sellist projekti kogu maailmas ei eksisteeri. Selleks on kulunud 4 aastat, et sinna jõuda. Ja kui keegi üritaks seda kopeerima hakata, on vaja vähemalt $200–300 miljonit investeerida ja paar aastat tehisintellektil lasta õppida ja harjutada, et jõuda sinna, et jõuda poole peale sellest, kus ettevõte on täna. Mida ma tahan sellega öelda, et kuigi kaevandusprojekte ja farme on palju, siis see on täna ainuke, millel on oluline eelis turul just tänu sellele tehisintellektile, mida
mis siis seda kogu projekti juhib ja teeb seda väga edukalt. Natuke numbritest. 4 aasta keskmine kasum ettevõttel kuus on 11%. Ehk ettevõte on teeninud 11% kuus 4 aasta peale keskmiselt. See on päris hea number. Investoritel on välja maksud 5–5,5% kuus. See on baas tootlikkus, see on garanteeritud number. Ja seda saab garanteerida sellega, et kasum, mis jääb ettevõttel üle kõikide kulude väljamaksmisest, läheb spetsiaalsesse fondi, kust siis ka halvemate kuude puhul saab selle garanteeritud kasumi maksta välja. Kui keegi ütleb, et iga kuu on plussis ja kogu aeg aina kasvab, see ei pea paika, see pole õige. Igas krüptoga seotud projektis on tõusu ja mõõnasid, aga keskmiselt on siis ettevõte teeninud üle 2 korra rohkem, kui ta peab välja maksma siis oma investoritel. Nüüd see loob meile kindlustunde selles, et need on numbrid, millega saab arvestada pikas perspektiivis ja kui me oma finantse kuskile paigutame, siis me teame, et iga 8 tunni tagant makstakse välja bitcoine ja iga kuu miinimum 5–5,5% kuus. Aga ma ütlesin miinimum, kohe räägime edasi. Nagu ma ütlesin, Hashneti registreerimine on tasuta, see on DeFi, seda dokumente ei nõuta, see võtab aega paar minutit ja miinimumsumma, millega saab enda kaevandusprotsessi käivitada, $150. Siin on 3 nii-öelda paketi taset, on Advanced, on Ultra alates 10 000 ja Enterprise alates 50 000. Sõltub sellest siis, mis hinnaskaalaga inimene keegi on. Keskmiselt praegu kuni 25. juulini, kui ma ei eksi, on võimalus endale teha paketi upgrade, mis maksab teile keskmiselt 7,5–8,5% kuus. See on keskmiselt. Ja see on pakkumine, alustuspakkumine esimese 2 kuu jooksul, kuna ettevõte on viimase 2 kuu jooksul teeninud keskmiselt 3–4 korda suuremat kasumit kui varem. Ta on kogunud piisavalt reservi ja ta tahab seda reservi jagada inimestega, kes aitavad talle ettevõtet ehitada. Nii et täna ja praegu, kuni 25. juulini vist, saab oma ükskõik mis paketid endale hangite, sellele nii-öelda osta juurde võimenduse, nagu nad ise ütlevad, ja multiplier tegelikult inglise keeles, ehk siis põhimõtteliselt võimendus, ja seega teie keskmine kuu tootlikkus jääb kuskil 7,5–8,5% vahel. Lisaks on sinna võimalus ka veel juurde lülitada automaatne siis nii-öelda reinvesteering. Nii et siin on nagu 3 erinevat võimalust, kuidas te saate oma süsteemi üles seada. Lühidalt öeldes, need on numbrid, mis piisavalt hästi ületavad turu keskmist tootlikkust teistes valdkondades, kuid samas annavad teile täieliku kontrolli ja ülevaate, mis teie siis nii-öelda krüptovaradega Hashneti koduseinte vahel siis nii-öelda tehakse. Ja see on see, mis loob meile kindlustunnet, loob usaldust ja see on koht, kus tahaks head asja sõbraga jagada. Sest jagada tahaks ainult siis, kui sa oled ise kindel, et see, mis sa jagad, on midagi, millest ei pea pärast pead kõrvale keerama. Ning kui sa ise näed ja veendud ja saad kõike kontrollida, siis see tõstab selle usalduse natuke teisele tasemele, kui seda on paljude projektide puhul täna olnud. Ja usaldus ja läbipaistvus on teemad, on sõnad, millest täna meie ümberelus jääb väga palju puudu erinevates ärivaldkondades ja mitte ainult ärivaldkondades. Nagu ma ütlesin, teie siis nii-öelda paigutatud ressursid lähevad reaalselt masinatesse. Ja see tähendab seda, et kui kellelgi peaks tekkima vajadus oma kapitali tagasi saada, siis ettevõte on andnud lubaduse, et 30 päeva jooksul ta ostab teilt masinad tagasi ja te saate oma nii-öelda paigutatud krüptovarad endale tagasi, kui peaks tekkima olukord, et seda on vaja kuskil kasutada. Lihtsalt hea teada,
et selline võimalus on olemas. Ja selleks veel kord ettevõttel on siis eraldi liquidity pool, kus hoitakse kasumit ja kõiki reserve, millest välja maksta siis erinevad kulutused, mis tulevad lisaks tavapärasele tegevusele. Sealhulgas muide ka turunduskulud, mis moodustavad kogu ettevõtte kasumist vähem kui 10%. Oluline teada, vähem kui 10% läheb turunduskuludele, siis meile, liikmetele. Järelikult turunduskulud makstakse välja kasumist, reservist ja seega on kõik okei, kõik on korrektne, nii nagu peab olema. Ja seega päriselt me siis saame nii-öelda jala ukse vahele panna mitte ainult, vaid tegelikult päris ollagi siis krüptovarade kaevandamise juures niimoodi, et sõltumata sellest, kui suur on teie rahakott, alates $150 on kõik uksed avatud ja on võimalus nii-öelda kogu selle projektiga minna kaasa ja pakkuda seda võimalust ja seda ettevõtet ka teistele. Ma olen viimase 2 kuu jooksul kohtunud näost näkku või läbi arvuti circa 100 inimesega ja olen rääkinud just teemadel töö, raha, puhkus, väljakutsed, isiklik areng, krüptoteadlikkus ja paljud muud asjad. Ja põhimõtteliselt tuleb välja 2 olulist teemat, mis inimesed ütlevad. Üks on usaldus, et ei tea, keda usaldada. Ja teine on see, et raha oleks rohkem vaja. Aga ei tea, kuhu panna, kuna puudub usaldus või ei tea, kust ja kuidas saab juurde teenida. Kas palk on väike või tööd ei ole üldse. Ja 100 inimese kohta võib öelda, et see statistika räägib päris selget keelt, et inimesed otsivad tegevust, kas siis aktiivset tegevust, passiivset tegevust, aga nad ei tea, keda või mida usaldada. Ja sellepärast see Hashnet mind kõnetabki, et see on esimene ettevõte minu karjääri jooksul, kus ettevõtte omanik on kogu oma siis praktiliselt köögi poole meie kõigi jaoks teinud täielikult avatuks. Te saate kõiki asju ise päriselt näha, veenduda, kontrollida ja näha reaalajas. Informatsiooni uuendatakse 90 sekundi tagant reaalajas kogu informatsiooni, mis Hashneti sees toimub. See annab kindlustunne, see annab usalduse ja see paneb nagu, kuidas mõtleks, paneb nagu sellise heas mõttes nagu soovi, et tahaks seda head kogemust ja tunnet jagada ka teistega. Sest olles 20 aastat töötanud ettevõtjana, ma tean, kui suured on väljakutsed just ennekõike selle usalduse ja koostöö valdkonnas, et kellega teha koostööd niimoodi, et see kestaks kaua. On ehitanud meeskondi, kus on kümned ja kümned tuhanded inimesi. See on suur töö ja on väga raske vaadata, kui see laguneb laiali sellepärast, et ettevõte ei ole usaldusväärne. Krüptos on kavandatud üle 15 aasta. Näiteks Bitcoini kavandatakse veel järgmised 100+ aastat. See on väga jätkusuutlik tegevus ja meie ettevõte on selles valdkonnas kõige innovatiivsem. Ja ei ole mitte midagi häbiväärset, otse vastupidi, see on väga positiivne, et ettevõte siis premeerib neid inimesi, kes räägib Hashnetist teistele, aitab meil Hashnetiga sina peale saada, registreerida, õpetada, kuidas see töötab ja seda protsessi korrata või jätkata. Ja sellest makstakse boonust. Selle nimi on hardware boonus. Kui keegi ostab paketi, siis on selleks konkreetne protsent, mida teile siis ettevõte maksab sellest reservist, mis on kasumist kõrvale pandud. See on kõige vahetum, kõige ausam ja kõige õigem müügiboonus, mis maailmas üldse eksisteerib. Mitte ei maksta telekanalitele, kuskile tahvlitele tänaval, vaid sellele, kes on projektiga seotud, kes on projektist huvitatud ja kes teeb tööd, et seda jagada. Ja veelgi parem boonus on yield share, mis tähendab seda, et nagu te vist juba aru saite, kõik Hashneti liikmed teenivad Bitcoine iga 8 tundiga, nagu kellavärk.
Teil jookseb taimer, kus te täpselt näete seda. Nii teil, nendel inimestel, keda teie olete siia kutsunud, kui ka nendel inimestel, keda nemad on kutsunud. Ja nüüd ettevõte maksab teie meeskonna liikmete teenitud bitcoinide pealt veel teile lisaboonust. Jällegi sellest reservist, mis on pandud varasema kasumi eest kõrvale. See tähendab seda, et ka siis, kui keegi mitte midagi ei tee, iga 8 tunni tagant te saate boonuseid selle eest, et teie meeskonnas inimesed teenivad bitcoini. See on midagi täiesti uut turundusmaailmas. Ma ei ole sellist asja peaaegu praktiliselt üldse kohanud, kus kasumi pealt jagatakse veel kasumit. Äärmiselt õilis, äärmiselt aus ja väga jätkusuutlik. See jääb nii kaua kestma, kui teie meeskonnas siis nii-öelda kogutakse bitcoini. Ja vot see on midagi, mille najal saab luua siis lisandväärtusi. Sest olgem ausad, väga paljudel meist, ka minul praegu, ei ole piisavalt nii palju panna siia kaevandusse, et selle tulemees saaks täna rahulikult ära elada. Veelgi enam bitcoine mina hoian selle eesmärgiga, et ma loodan, et ka hind kunagi tõuseb. See on puhas spekulatsioon, ma ei tea. Te võite ka saadud bitcoinid vahetada kohe stablecoinideks, näiteks USDT-ks, kui te ei ole kindlad, mis suunas bitcoin liigub. Mina hoian selleks, et neid kasvatada. Aga enamus inimesi otsivad täna võimalusi, kuidas olemasoleva ajaga kuskilt raha juurde teenida. Ja vot siin on see koht, kus see kogukond loob teile võimaluse teenida siis lisaväärtusi samas, kui te aitate teistel inimestel projektiga tuttavaks saada. Ja see on väga aus, väga motiveeriv ja natuke pikemas perspektiivis passiivne sissetulekuallikas, sest kui te aitate inimestel seda ärimudelit paljundada, siis meeskond jääbki kasvama ka siis, kui te tegelete millegi muuga. Ja see tuleb kohe ära öelda, et see ongi Hashneti kogu ärimudeli alus, et ettevõte kasvaks tänaselt 5. positsioonilt maailma suurimaks. Ta otsustaski anda inimestele võimaluse selles protsessis osaleda ja jagab oma kasumit neile, nendega, kes seda teevad. Ja see on tegelikult minu nagu öelda soov nende inimestega töötada, neid aidata, motiveerida ja õpetada, keda see teema huvitab. Lisaks ettevõte lubas ka varsti käivitada tasuta nii-öelda siis ülikooli, kus õpetatakse krüptot, kaevandamist, plokiahel tehnoloogiat, midagi sellist, mille eest tuleks kuskil koolis maksta raha, siis siin te saate selle tasuta ja te teenite lisaks veel peale. Ettevõttel on palju plaane, kuidas kogukonda motiveerida, kuidas neid aidata, kuidas neid nii-öelda harida ja see tervik kõik ongi see, mis teeb Hashnetist väga turvalise, võimsa töövahendi, kui te nii otsustate. Ja see vast olekski täna koht, millega lõpetada. Loodan, et saite ideid, nägite visiooni. Vaadake kindlasti järgi need videod, mis on kommentaaris, kus Ian räägib lähemalt, miks ta ettevõte on teinud, kuidas ta teeb, vastab küsimustele. Ja minu eesmärk ja soov on ehitada aktiivne, tugev kogukond, kus me kõik koos õpime, teineteist aitame, loome oma elu paremaks ja me teame, millele see kõik põhineb. Ja vot see teadmine on midagi, mis on siiamaani suures osas meie paljudest sellistest projektidest, millega me kokku puutunud, lihtsalt puudunud. Seega tänud teie aja eest, tutvuge ettevõtte ametlike videokanalitega, leiate informatsiooni siis jällegi video kommentaaridest ning kohtume siis juba peagi järgmistes Zoomides. Eraldi tuleb kindlasti pikemat juttu ka turundusosast lähemalt ning juuni 14, kui plaanid peavad paika,
peaks ettevõtte omanik Ian olema Tallinnas ja korraldama tasuta seminari kõigile, keda huvitab krüptomaailm, plokiahela maailm, tehisintellekt ja loomulikult krüptode kaevandamine. Aga lähemalt juba meie Telegram kanalis, ka Telegram kanali kohta leiate informatsiooni jällegi video kommentaarides. Nii et kõik aktiivsed inimesed on oodatud, võtke ühendust, küsige, helistage, teeme koos, loome koos, saame tugevamaks, saame targemaks. Kõige paremat, peatse kohtumised!